kui sa mõtled, mis asi ettevõtlus on, siis see on millegi uue loomine, mida varem ei olnud. Ja selleks on vaja siis kujutlust sellest soovitud seisundist, et see on ettevõtja looming, mis ettevõttena realiseerub. Kui mina mõtlen selle peale, mis minu jaoks on vastutustundlik ettevõtlus, siis see on ikkagi südamega asja tegemine niimoodi, et sa ei kahjusta. Et sa ei kahjusta ei ennast, tiimi liikmeid, nende eraelu, kogukonda, keskkonda. Et vastutunne on see, et kui sa ei kahjusta ja pigem lood uut väärtust kõikidele, kes on selle ettevõttega seotud. Et kas selles, mis ma teen, on mingisugune suurem tähendus ka kellegi teise jaoks peale selle ettevõtte töötajate, omanike ja klientide. Ja see ilmselt ongi mind kogu aeg paelunud, et kuidas teha midagi enamat, et siin on üks lihtne printsiip, et ettevõtlusega tegeledes ettevõtluskeskkonda paremaks ei tee. Et selleks tuleb minna üks aste kõrgemale, et oma ettevõttes sa ei muuda ettevõtluskeskkonda. Ettevõtluskeskkond sa muudad siis, kui sa astud ühe regulatsiooni taseme kõrgemale ja hakkad tegelema mingisuguse suurema pildiga, ükskõik kas on siis mõnes erialaliidus, vastutustundliku ettevõtluse foorumis või siis lausa poliitika tasemel. Kõik ühiskonnas saab algus inimesest, et kõik ettevõtjad on inimesed ja kõik ettevõtte töötajad on ka inimesed. Et midagi, mis ei lähtu inimesest, meil siin ei olegi. Kuidas ettevõte peaks panustama ühiskonda? No, kõik algab ikkagi korras kodust, et kui me mõtleme selle peale, et kuidas perekond peaks panustama ühiskonda, siis perekond peaks panustama ühiskonda sellega, et kõik perekonnaliikmed, sealhulgas siis lapsed ja vanurid on pestud ja kammitud ja söödetud, eks ole. Et tegelikult see ettevõtja vastutus algab sellest, et need inimesed, kes siis on tema palgal või siis töötavad tema jaoks, et need inimesed tunnevad siis, et nende inimväärikus, au on kaitstud, et nad on turvalises keskkonnas, kus nende isiksust väärtustatakse, neid aktsepteeritakse sellisena, nagu nad on. Neile luuakse edu eeldusi, neile ei töötata vastu, neil pakutakse võimaluse arenguks. Ikkagi iga indiviidi kõige suurem eesmärk võiks olla ikkagi areng. Ja kui see kodu on korras, et tõepoolest on loodud süsteem selles ettevõttes, kus siis kõigil töötajatel on nende isiksuse eripärasid arvestav arenguks soodne keskkond, siis on alati võimalik luua seda väärtust ka väljaspool ettevõtet, kui selleks on ettevõttel jõudu. Et selleks sobivad igasugused programmid noortele, et pakkuda praktikakohti, mis on kõige lihtsam võimalus pakkuda siis esimest töökogemust inimestele, kes pole veel tööturule sisenenud või otsivad võimalusi sinna sisenemiseks. Sealt edasi tulevad heategevuslikud projektid, aga tihtipeale on ettevõtjatel lihtsam mõjutada oma tegevusega siis seda ettevõtluskeskkonda, kui nad hakkavad tegelema selle oma valdkonnaga laiemalt, kui nende ettevõtte jaoks vajalik on. Et kui sa lihtsalt toodad puitmaju, siis sa ei muuda midagi. Kui sa hakkad tegelema Eesti metsandusega, siis sa juba mõjutad ka keskkonda ja kui sa teed seda positiivsel kujul, et oleks näiteks säästlik metsamajandamine, siis tegemist ei ole enam ettevõtlusega, tegemist on juba siis nii ettevõtluskeskkonna kui ka keskkonna eest hoolitsemisega ja panustamisega tagasi.